tuul on täiesti vaikne ja vesi on peegelsile. Et vist midagi väga head seda ootamas ei ole. Väike tuuleke oleks võinud ikka olla ja lainetus peal. Noh, kunagi ei tea seda kala, eks. Hakkame siis proovima. Tunnikele on juba loopinud ja suhteliselt lootusetuks on praegu kiskunud see asi. Vaikselt kammin siin ühte suuremat madalikku läbi ja teen vahepeal landi vahetuse, proovin plekki pakkuda. Täpselt ei teagi, mis sellel võtule tähendab, mitte võtule nüüd siis mõjub, et kas tõesti see tuulevaikne ilm või siin lahes lihtsalt ei ole enam nii palju kala. Nüüd on kala. Appa. Ja võttis pleki ära. Ja vise 3 vändapööret. Kui kobeda on, seda ei oska öelda täpselt. Väga jõudu. Ka rapsib. Sõidab. Tundub, et on päris üsna kobe kala. Ohoo.
selg paistab veest välja. Heagi, jookseb mulle otse peale siuke. Ei olegi väga suur. Kilo pluss vist on. Võtame korra kätte ka ta. Jah, jõudu on tal päris palju oma pisikese kere kohta siin. Noh, võib-olla on 1,5 kala. Opa, ei ole ta nüüd. Tundub, et noh, nüüd on lant jooksis siia ka kinni. Paarikilone võib olla isegi. Noh, 1,5–2 kilo vahel. Kas ma kaasa kala täna võtan, seda ma ei oska öelda. Selle ma lasen tagasi. Mõtlesin, kui on võtta, et lõpupoole vast ühe äkki. Teeme vähemalt pildi. Vabastasin ära selle kala. Püüame plekiga edasi. Tekkis usk sellesse. Andis lootust, et siin lahes ju võib seda kala veel ujuda. Nüüd ei kinni. Tundub, et siin on kive päris palju ja aga vist on madal ja saan järgi. Väike tuul ka tõuseb. Virvendus on nüüd peale tekkinud. Võib võtule ainult positiivselt mõjuda. Noh, ei anna tagasi. Jamad siin. Täitsa kõvasti siin samblikus. Oh. Oppa, jälle. Oppa, see on korralik. Ilus.
see on juba võib-olla 3 tuuri kala, 3 kilo kanti. Oo, kõva jõud. Plekk töötab, ütleme nii, plekk klant. Juu. Ta väsib. Tagasi ma lasen niikuinii ta nagu eelmise. Kui siis lõpupoole on võttu, siis ühe võtan vahetult enne püügi lõppu kaasa. Väge täis nüüd. Vara sügisaugid. Kuradi häält see rull teeb sinna. Kahvan ta ära, kui annab võimaluse. Saan ikka, tal on konks on päris suus. Laseme järgi. No see on ja mingi 3 kilone poika. Ai. Oi kui ilus. Ja ohoo. Mismoodi ma su konksu ära võtan siis? Kehva toimetada siin. Sõbrad. Mingi 3+ võib-olla isegi. Ai kui pahasti. Kuidas ma päästan su siin? Algab siis väike päästeoperatsioon. Klant on küll väljas, aga konks on ikkagi siin pahasti. Nii, ai. Ei saa ju midagi teha. Noh, mis kasu sellest on? Nii, nagu hambaarst oleks. Täiesti seal lõpus tee taga. Aku sai vahepeal tühjaks, aga konksu
sain kuidagi läbi häda kätte. Noh, mine koju. Mine koju. Ujub ilusti. Jäi siia põhja praegu, aga läheb vaikselt. Kala. Õrn oli võtt, raskus ei taha. Aga kolmas siis pikk paus oli nendele kahele. Üks haugipoiss siin. Aga siuke 1,5–2 kilo. Seda tuleb ka opereerima minna, lant täiesti kurgus. Ja äkki sülitab veel, ei usu. Veri väljas. Ahnet võtnud. Isegi võib-olla siuke kahe ligi jälle. Kivide juurde minema rahulikult jälle seda lanti hakkama välja võtma talt. Ilus.
nii. Lihtsam siit välja võtta. jah. Vaatame, mis ta kaalub siis huvi pärast. Sipleb. Kaks 2,15. praegu vaatad, et siis esimene suurem oli vaat, et 4. siis juba. Saame tagasi. Lõuna hakkab juba vaikselt kätte jõudma ja 3 kala olen ikkagi ära punnitanud täna. Mingit imevõttu ei ole olnud, aga on ka hullemaid päevi ju, kus üldse ei võta. Lähen proovin ühes augus veel siin. Äkki näeme veel kala. Vahepeal on jälle udu tõusnud. Ja tuul on nüüd märksa ikkagi tõusnud. See teeb pigem head ainult. Loodame siis, et tuleb siit udu seest ka midagi. Tänaseks aitab ja lõpetasin püügi. Ja rohkem kala ei võtnud. Aga usun, et kindlasti sügise edenedes tulen siia tagasi veel. Ja ehk närib kala rohkem siis juba. Kuigi kui nüüd arvesse võtta tänast päeva, ei saa ka kurta. Väike sopp, mida ma siin ületan. Mitte, et ma mere poole ära kõnniks. Jah, et enne kui meriforellile see sügis jõuab, siis tahan kindlasti tulla veel augi proovima. Seniks jääme ootama siis järgmist videot.